No tere. Kõik see pere. Korra ma olen nii ammu kaameraga rääkinud, et ei oskagi seda asja enam õieti. Polnudki mingit cut'i, näe. See tuleb täiesti unedited vlog. Igatahes, kui kedagi huvitab, mitte et kedagi peaks huvitama, miks ma ammu vloge pannud pole, siis see postitus siin on lühike meeldetuletus sellest, et paar päeva tagasi sai siin Kris Kalaga salvestatud Ausad mehed podcasti. Üks mõnus paaritunnine jutuajamine. Ja siin päris paljud on küsinud, et millal jälle video tuleb, et ma olen lihtne mees, teen arvuti käima ja ootan, et oleks midagi vaadata, aga Elvis vlog ei tee, nii et kellel see peaks muret tekitama, siis kõik vastused nendele küsimustele, igasugustele muudele küsimustele, miks ma mõnda aega või pikemat aega olen üldse YouTube'ist eemal olnud ja vaikselt siin sotsiaalmeediast eemal hoidnud, siis vastused on seal. Samamoodi on vastused ja igasugused huvitavad muud lood seal, mis puudutavad sporti ja seda kohvikut, mille ees ma praegu istun ja alkoholivaba, alkoholivaba õlut joon. Need lood on ka kõik seal ja räägime spordist, räägime ettevõtlusest, räägime sotsiaalmeediast, alkoholismist, depressioonist, kõigest sellest, nii et elulises võtmes üldse sellises motiveerivas võtmes, nii et kellele meeldib ausat juttu ja töötlemata juttu kuulata, siis minge sinna ja visake pilk peale. See selgitab nii mõndagi. Ja mõtted, kommentaarid ja kõik muud sellised asjad on alati oodatud nagu ikka, et ma olen nagu avatud raamat selles mõttes ja mis siin muud, ootame ikka suve ja koroonakriis, värgid, rääkida on palju ja võib-olla varsti ja võib-olla, ma olen seda 100 korda muidugi öelnud ka juba, või mõned head korrad vähemalt, et midagi hakkab tulema, mingit sisu, aga vanal koel ja moel vlogi tõenäoliselt niipea kui üldse enam ei tule. Aga võib-olla mingit muud sorti sul tuleb. Igatahes lühike sammap on see, et 16 juuni ma lähen siin operatsioonile. Hüppeliigese sidemed ja asjad, mis on siin puruks on, et Ironmani temaatilist sisu see aasta ka ei tule ja võistlused on ka edasi lükatud 5. septembrisse või kuhu, eks ole, ja saabki võtta hea aasta, et regroup your thoughts ja ravi oma keha ja vaim kõik terveks sellest damage'ist, mis akumuleerunud on ja nüüd on meil see kohvika valmis. See asub Kalamajas, aadressis Vana Kalamaja 21 ja ka sellest lähemalt Ausad mehed podcastis, nii et kellel vähegi aega, siis minge visake pilk peale, visake thumbs up, like, share, kui tunnete, et kellelgi võiks sellest kasu olla, sellepärast et meil sisuliselt suurt sellest kasu ei ole, ei materiaalset, ei funktsionaalset, mida iganes, ühesõnaga, olge ilusad, olge mõnusad, et kui see suvi ka tuleb, vähe jahe on meil, et C-vitamiin ja kõik muud asjad ikkagi tugevdavad tervist, et olgu nad siis meie sõltumatute faktikontrollijate poolt vandenõuteooriateks kinnitatud või mitte, hoolitsege enda eest, hoolitsege enda lähedaste eest ja pidage vastu, kriisiaeg on raske aeg, aga kriisiaeg ja sellised keerulised ajad teevad selgeks, kes on kes. Saab selgeks, kes on kes, kellel on sisu ja kellel mitte, nii et pea püsti, jalg jala ette, samm sammu haaval, marsi vapralt läbi pasa ja life rewards the courageous few, nagu öeldakse, nii et jah, peace, olge mõnusad, midagi on, siis kirjutage, hellake, räägime või tulge kohvikusse, siin saab ka rääkida, tavai, tšau, ausad mehed!